Tere, olen Rimi peakokk Jörgen kohal ja täna olen tulnud Taali mesilasse külla kahele toredale mesinikule, Ailile ja Tõnisele. Aili olen täna ka siia suutnud endaga kokkama meelitada. Tere, Aili! Tere, tere! Et räägi, kuidas siis nende asjadega siis on, et siin mesilased teevad ära selle siis suuremat töö, et mis roll jääb siis teie kanda? No meie teeme selle ülejäänud töö, meie võtame siis välja selle mee, mida nemad on ka meie jaoks tootnud ja pakendame purkidesse ja siis saab juba tarbijate toidulauale. Väga meeldiv, sest mul ongi plaanis sinuga täna teha 2 retsepti. Üks on siis selline, kuna meil on taasiseseisvumispäev on kohe ukse ees, siis teeme mesised vahvlid ja nendest teeme sellise mõnusa tordi ja teiseks siis marineerime ka mee, sinepi ja sojaga pardifileesid. Neid siis hiljem grillides ja mõnus toit pühade lauale. Väga hea. Aga siis hakkame pihta. Aga alustame siis soolasest, part tahab marineerimist. Teeme siis niimoodi, mina olen peakokk ja sina aitad mul kõike seda siis läbi viia. Just nii. Esimeseks siis pardi marinaad. Selleks vajame kindlasti mett. Teeme 2 erinevat moodi. Teeme 2 supilusikatäit mett, 2 supilusikatäit sinepit, 2 supilusikatäit õli ja 2 näpuotsatäit soola. See on esimene ja teises vahetad sinepi soja vastu. Nii nagu ütled. Väga hästi. Ja mina võtan pardi ette siin vahepeal. Mina lõikan pardi naha sisse ruudustikku, kus siis küpsemisel pardi rasv eraldub ja saame hea ja krõbeda naha. Ikka 2. Ikka 2. Nii on hea meel tead. Ja võib olla kuhjaga. Läheb soola. Soola. Jah, sellist 2 suuremat näpuotsatäit. Ja. Nii, mina hakkan ühele poole saama. Kuidas sinul on? Mul on väga hästi. Ma lisan siia küüslauku veel juurde. Teeme ka teise variandi ja vahetame siis sinepi soja vastu. Kas siia sai nüüd õli? Siin on õli, siin on sool, siin on soja, siin on mesi. Mesi on kõige peale. Väga hästi. Nüüd panen ka siia pardifileed marineeruma. Ja seda nüüd neid lihtsaid marinaade saab kasutada siis ükskõik millise liha puhul, et olgu see siis veis, kana, siga, et kõigile sobilik. Nüüd pardid lähevad külmkappi marineeruma, selline pool tundi tunnike ja siis saame juba grillimise juurde asuda. Pardid on saanud külma ja siis ma palun, et teeme ühed mesised vahvlid. Ja alustame sellest, et purustame vahvli taignasse mustsõstraid. Et need jätavad pärast hea meki. Kulbi põhjaga saad nad ära purustada ja siis teemegi sinna selle vahvli taigna peale. Mina teen senikaua vahvli tordile täidise ja meil tulebki selline enam-vähem sinimust-valge, nagu peolauaga kohane tort. Nüüd, kui on mustsõstrat ambitud, võid lisada 2 muna ja 100 grammi mett. Ja siis selle ilusti vahustame ära ja näpuotsadest soola ka. Mina siin vahepeal tordi täidiseks teen siis vahustan vahukuure ja lisan sellele kohupiimapasta. Selline lihtsam töö. 2 muna on pandud. 2 muna, soola sai? Ei saanud. Näpuotsatäis mesi on olemas, nüüd selliseks kergelt pahtu või ühtlaseks massiks. Järgmisena saad lisada piima ja jahu, aga seda vaheldumiisi vaikselt, et siis saame siidisema tulemuse ja jää tükke sisse. Kas on ka järelkasvu, kes siis mee tegemise üle võtaks ja edasi viiks? No, meie oleme loonud selle baasi. Oleme andnud ka oskusi ja õpetanud ja siin nad ka vaikselt toimetavad mesilastega. Nii et tegelikult oleme meie siis Tõnise poolt nagu teine põlvkond mesinikke ja ma arvan, et 3. põlvkond ja 4. põlvkond, kui nad siin meie juures käivad, siis nad hea meelega pakendavad mett ja toimetavad, et 6-aastane tütrepoeg on olnud see aasta purritamisel abiks ja talle lausa meeldib, et ei pea kutsuma teda, vaid ta tuleb ise.
vahukoor on vaikselt vahus, lisan siia siis maitsestavate kohupiima. Ja varemalt siis lisasin vahukoorele maitseks mett loomulikult. Nüüd segan neist sellise hea massi. Kuidas see või on, kas ta on ilusti voolab? Jah, vispeldades. Ja siis ongi vahvlitaigen valmis. Vaatamegi alati see esimene vahvel. Vaatame, kuidas ta tuleb. Saame selle suuruse teada. Nii. Susiseb. Susiseb. Voh, väga ilus. No. Ma annan sulle selle abimehe. Tuleb natuke lahti. Väga ilus. Et mulle just meeldib see, et siin need marjatükid annavad sellise happesuse. Kui sa seda vähvlit sööd, siis on selline hapud tükid on sees. Ja oleme jõudnud siis tordi kokkuladumise juurde. Et kes torti ei soovi teha, võib vabalt keerata vahvlirulli, panna see sama täidis sisse. Et siin on nii palju, vahvlist saab teha ka korvikesi, et meie valisime täna tordi tegemise. Ja asetad järgmise vahvli peale. Nii, ja seda võib panna täitsa mõnusalt, paksult. Nii, järgmine vahvel. Ja niimoodi vaikselt suruda, et nagu äärtest hakkab tulema. Jaa, väga ilus. Juba sobib. Jah. Tuleb pidupäeva tunne sisse. Tuleb ja siin me saame ikka uhke. Nii, järgmine kiht. Ja taas iseseisvuse puhul siis on meil proovime ka värvidega natuke mängida, et on meil kohupiima valge. Mustsõstar on siis teadupärast must ja kurgirohu õisi leidsime hoovist ja need annavad meile siis ilusa sinise värvi. Tort on kokku laotud. Nüüd ta oleks hea, kui ta seisaks paar tundi külmas ja saamegi asuda pardi grillimise juurde. Part on meil ilusti marineerunud. Hea tooraine, mõnusalt marinaadis seisnud, siis ma ütleks, et selline hea mahlase pardifilee saab küpsetada kuskil 10-12 minutiga. Et me annamegi talle, paneme nahka allapoole, laseme 5 minutit küpseda, keerame teise külje, veel 5 minutit. Siis tõstame lõike lauale ja laseme puhata tal veel 5 minutit. Siis me saame ilusti tast viilu tõigata ja serveerida. Part on puhand, ilusti on näha, et liha on mahlane. Ja mahlad lõikamisel ei jookse välja. Ja lisaks võite serveerida seda siis siia kõrvale teha salatit, juurikaid, alati pardile meeldivad sellised puuviljased, et kas või õunakompotti serveerida juurde ja te ei pea üldse kahetsema. Meie pidupäeva toidud on nüüd valmis saanud. Kasutasime siis Taali Mesila tooteid, et valmistada suurepärane pardifilee pidulauale ja mesiste vahvlitega pidupäevatort. Aitäh, Aili! Juta jääks. Et suurepärased tootjad ja väga head tööd teete. Ja kui tahad järgi proovida, siis kindlasti astu läbi Rimi talutoidapleitidelt ja leiad Taali Mesila tooteid ja saad kodus katsetada.